Küsin naeratava näoga, millal sa viimati surma peale mõtlesid? Ma tean, et see nägu ja küsimus ei lähe kokku, mis siis, eks ole. Peep Vain on mu nimi, me oleme Muutuse kanalil. Tore sind taas või esimest korda jälle näha. Ja täna ma kutsun sind mõtlema surmale selle nurga alt, et kuidas surma vähem karta. Ja küsimus milleks, miks see üldse vajalik on, väga lihtne, selleks, et julgeda rohkem elada. Miks see vajalik on omakorda? Selleks, et siis, kui kellad löövad, oleks tõesti leebe meel minna ilma hirmuta. Juhul, kui see tänane jutt sind liigutab ja tõstab ja sulle meeldib, pane meile pöial, pane või 2, kui saad. Osavamad oskavad ka seda teha, eks selle, tule meie kanal tellijaks, liitu meie kanaliga ja kirjuta 1 000 000 kommentaari, selle peamiselt positiivseid. Ja aitäh, et sa oled siin, eks. Surm on asi, mis meid kõiki puudutab. Oleks tahtnud veel alustada muigega umbes, et mul on sulle uudis või teadaanne, et ühel päeval sa sured ja sa sellest üldse ei pääse. Ühel päeval teed sa viimase väljahingamise, millele eelneb viimane sissehingamine. Ja tore oleks, kui see toimuks julgel, rõõmsal moel. Nagu kord oli üks minu kunagine sõber on palju öelda, tuttav mentor, kirjanik Charlie Tremendous Jones, kui ta oktoobris 2006 suri, siis tema oli kristliku taustaga mees ja siis tema perekond saatis välja sellise e-maili, kus ütles, et tol kuupäeval Charlie Tremendous Jones triumfeerivalt marssis läbi taevaväravate. Ma kujutan ette, kuidas Charlie Tremendous Jones ise muigas selle e-maili üle, mis ta siis saadeti välja, eks ole. Ilus. Ja mina ei tea, missugune suhe sul on surmaga, kui palju sul on lähedalt inimesi läinud, kui palju sa mõtled selle üle, aga need korrad, kui see on mind puudutanud isiklikult ja otse, siis on loomulikult pannud mõtlema. Ma mäletan, üks esimese kordi oli 2005 või 2006, kui minu vanaema õdedad ja Anni suri. Ja see tol hetkel puudutas mind selliselt, et pani mind mõtlema, et iga inimene võiks korra kvartalis käia kas või võõra inimese matusel. Selleks, et selle teemaga silmitsi seista. Muidugi ma ei käinud pärast seda matustel iga kvartal. Nende surmade, mis mind on puudutanud, parim sõber, ema, isa juures, ma olen ikka jälle pöördunud ühe autori poole, kelleks on Irvin Jalom Y-ga ja tema raamatu poole Vaadates päikesega tõtt, ületamaks surmahirmu, sellist nagu õudust, eks ole. Ja tema see väide, mida ta seal välja toob, mis minu arust on väga hea, millele aeg-ajalt mõelda, on järgmine. Et kui inimene, ehk siis kui sina õpid ja julged hakata, õpid mõtlema surmast nii, et see sinule õudust ei tekita, vaid muutub nagu neutraalsemaks ja võib-olla mingil hetkel isegi nagu positiivseks, eks ole. Surm kui elu viimane vaatus, kui kulminatsioon, kui lõpplahendus, kui edasiminek. Siis võttes seda hirmutrotsi ja hirmuõudust endalt nagu vähemaks, võimendab see sinu elamise julgust. Ja luba ma panen ka enda isikliku vaate siia juurde, mis on loogiline seos nende kahe asja vahel. Mina vaatan seda niimoodi, et juhul kui ma tean, et mul on üks päev niikuinii minek, eks ole, siis kui ma tahan, et see minek oleks võimalikult kerge ja võiks isegi öelda leebe või rõõmus, siis ma pean endast olenevalt tegema täna ja siit edasi kõik selleks, et mitte surivoodil tunda neid tüüpilisi kahetsusi. Ma ei elanud enda elu, vaid teiste elu. Ma ei veetnud lähedastega piisavalt aega koos ja nii edasi, mis need peamiselt 5 surivoodi kahetsust on, eks ole. Et siis see kõik omakorda tuleb tagasi nende minu viimaste aastate ja ka praeguse tegevuse, tööiste tegevuse teemade juurde, milleks on enda teostamine, oma elu kujundamine ja oma elu loomine ja elamine selliselt, mis vastab kõige parematele ettekujutustele, mida mul või sul sinu enda elu kohta on võimalik luua. Selleks, et ühel hetkel on kõik hästi elatud, on pikalt elatud, ei ole kahetsusi ja on julgus siis minna vastu sellele, mis meid kõiki ootab. Nüüd, mida selle jutuga peale hakata? Ma tahaks öelda 2 asja. Üks asi, mis surma nagu pealt näha üldse ei puuduta, küsib, milline on sinu terviknägemus sinu elust ja ka iseendast algusest lõpuni. Et millist elu
ja millist ennast oled sa praegu ehitamas aktiivselt, eks ole, selleks, et kui elu on hästi elatud, on ta päriselt hästi elatud. Ja teine küsimus, mida tasub endalt küsida ja vaatame küsimus ükshaaval, eks ole, on see, et milline on sinu isiklik käsitlus surmast, sinu maailmavaade ja sinu ettekujutus, praegune ettekujutus selle kohta, mis surm on. Ja ma võtaksin selle teise küsimuse ennem, eks ole. Kui väga mustvalgestada ja asja justkui kaheks lüüa, siis ma ütleksin, et võib olla inimesel kas materialistlik maailmavaade või siis vaimne maailmavaade. Ja materialistlik maailmavaade ütleb, et me oleme tehtud aatomitest ja et kui me sureme, siis teadvus lakkab eksisteerimast, pilt läheb tasku ja ongi jutul lõpp. Nüüd see Kreeka filosoof Epikuros, keda tsiteerib korduvalt Irvin Yalom enda raamatus, ütleb, et kui see materiaalne maailmavaade on tõsi ja päriselt juhtubki nii, nagu ma kirjeldasin, siis ei ole ju surma vaja karta. Ma paneksin enda täienduse veel juurde, et surma pole vaja karta siis juhul, kui on hästi ja julgelt elatud, teostatud, realiseeritud, eks ole. Et sul ei ole nagu kahjutunnet siit lahkuda. Sa oled kõike saanud, sa oled kõike teinud, sa oled hästi teinud, sa oled loonud, sa oled armastanud, sa oled vastu võtnud, sa oled maailma avastanud. Sa oled iseendaks saanud, sa oled endast kõrgemale tõusnud, eks ole. Siis ju pole väga põhjust karta, eks ole. Nüüd teine maailmavaade ütleks, et surres ei ole päris jutu lõpp. Et mingi osa teadvusest mingil moel säilib. Ja nagu paljud usundid ja religioonid ja vaimsed maailmavaated ütlevad, on see, et surm ei ole mitte lõpp, vaid on edasiminek. Ja sellepärast ka idamaades tähistatakse surm hoopis teistmoodi kui meil, rõõmsalt, aplodeerides, eks ole, tuult tehes inimese hingele vaimumaailma, eks ole. Nii et ma ütleks, et siinkohal on raske kaotada, ükskõik kumb maailmavaade sulle omane on. Küll aga ma tahaksin alla joonida ühe asja, et otsusta ära. Võta endale mingisugune baaseeldus selle kohta, mismoodi elu on ja millest on inimene tehtud. Kas pelgalt aatomitest ja molekulidest või ka on seal jumalik komponent vaimu ja hinge näol. Ja see esimene küsimus, millega tasub pureda, mida tasub pureda, millega tegeleda kogu aeg, kõik nädalad, kõik kuud, kõik aastad on see, et mida ma siin loomas olen. Millist visiooni ma teostan, millist elu enda oma lähedaste ja oma lähikondsete elu olen ma siin ise ja koos teistega üles ehitamas. See on minu kõikide mineviku koolituste ja väljaütlemiste ja raamatute peamine teema, eks ole. Kujuta ette, spikerda teiste pealt, vaata, tunneta, proovi, katsus teada saada, tunnetada iseennast, oma isiksust, oma eripära ja katsu avastada oma eluteed, oma saatust selleks, et siis järjest aasta-aastasse järjest rohkem teostada ennast ja oma elu kõige paremal moel, julgelt. Selleks, et kui mäng on mängitud, kui kõik on tehtud, kui orkester on mänginud, kui paks daam on laulnud, nagu ooperis öeldakse, sina istud, vaatad, muheled, vaatad tagasi, vaatad ka edasi, ja ühel hetkel tõstad siis selle metafoorse kaabu või soni, ütled, et nägemist. On olnud rõõm, on olnud au teiega koos siin kulgeda. Kohtume kas mälestustes, videotes, piltide peal või mingites teistes ilmades siis, kui selleks on õige aeg. Igal juhul mina ei tea jällegi, kui vana sa oled, palju sul jäänud on, kui rahul sa oled iseenda eluga, aga soovin ma sulle kõike head. Ma soovin sulle iseendaks saamist, ma soovin sulle just enda väärilise elu elamist, kõikide enda potentsiaalide, oma võimaluste ärakasutamist selleks, et siis nagu tõesti, nagu Charlie Jones triumfeerivalt naeratus näol läbi siis taeva või vaimuilma väravate minna edasi ja olla mäletatud oma lähimate poolt kui inimene, kes elas hästi. Head aega.